Edukuse ja ebaõnnestumise vahel ei olegi alati suurt kuristikku. Sageli peitub vahe lihtsalt harjumustes ja distsipliinis. Edukad inimesed ei pruugi nautida raskeid ülesandeid rohkem kui teised, kuid nad on õppinud neid ikkagi tegema. Isegi siis, kui motivatsioon puudub. Kui vaadata inimesi, kes on saavutanud oma elus silmapaistvaid tulemusi, märkame ühte ühist joont. Nad teevad järjekindlalt tegevusi, mida enamik inimesi pigem väldiks. Varajane ärkamine, raske töö, ebamugavate otsuste tegemine, distsipliini säilitamine, kui keegi ei sunni. Need on asjad, mida paljud tahaksid vältida, kuid just need kujundavad edu. Paljud inimesed ootavad, kuni nad tunnevad end motiveerituna, et midagi teha. Probleem on aga selles, et motivatsioon on muutlik. See tuleb ja läheb. Edukad aga ei sõltu motivatsioonist. Nad on harjutanud end tegema vajalikke asju ka siis, kui nad ei tunne selleks vähimatki soovi. Nad on loonud harjumused, mis viivad neid sihikindlalt edasi. Läbikukkujad seevastu kalduvad vältima ebameeldivaid ülesandeid, lükates need edasi või otsides vabandusi. Nad usuvad sageli, et edukatel inimestel on lihtsalt rohkem tahtejõudu, kuid tegelikult on asi pigem distsipliinis ja harjutamises. Edukad inimesed ei ole tingimata sündinud suurema töövõimega. Nad lihtsalt harjutavad end ebamugavusega toime tulema. Kui nad peavad varakult tõusma, treenima, õppima, töötama keerulise projekti kallal või ületama hirmu ebaõnnestumise ees, siis nad teevad seda hoolimata sellest, kuidas nad ennast tunnevad. Nad mõistavad, et tõeline kasv toimub just väljaspool mugavustsooni. Läbikukkujad aga otsivad mugavust ja naudivad lühiajalist rahuldust. Kui miski tundub raske või ebameeldiv, lükkavad nad selle edasi või loobuvad sellest täielikult. Nad eelistavad kiiret naudingut pikaajalisele edule. Edukad inimesed ei looda tahtejõule, sest nad teavad, et see on piiratud ressurss. Selle asemel loovad nad rutiinid ja harjumused, mis muudavad keerulised asjad lihtsamaks. Kui midagi tehakse iga päev, kindlal kellaajal ja kindlas järjestuses, muutub see automaatseks ja enam ei vaja see suurt vaimset pingutust. Näiteks paljud edukad ettevõtjad loevad igapäevaselt, et laiendada oma teadmisi. Paljud sportlased treenivad ka siis, kui nad tunnevad end väsinuna. Need harjumused on osa nende identiteedist, mitte midagi, mida nad teevad ainult siis, kui tuju tuleb. Lõppkokkuvõttes pole edu saladus keeruline. See taandub harjumustele ja distsipliinile. Edukad inimesed ei ole alati andekamad, targemad või paremas olukorras. Nad on lihtsalt harjutanud end tegema asju, mida läbikukkujad vältida tahavad. Kui sa tahad edu saavutada, küsi endalt, milliseid tegevusi ma väldin, sest need tunduvad ebamugavad. Just nende tegevuste tegemine võib olla sinu järgmine samm edasi. Aitäh ja peatse kuulmiseni!